No nii, tere! Täna ma räägin enda bipolaarsest meeleoluhäirest. Räägin natukene, mis asi see siis lõppkokkuvõttes on, et see ei ole isiksuse häire, on ju. Mul ei ole kahte mina, ma olen üks ainuke. Aga ma siis räägin täpsemalt, mis asi see on. Täpselt pool aastat on põhimõtteliselt möödas sellest, kui ma olen teadlik, et mul on bipolaarne meeleoluhäire. Aga tegelikult päriselt ma olen sellise seisundis juba elanud, ma ei tea, ma arvan, et 19-20, praegu hetkel ma olen 26, on ju. Nii et circa 6-7 aastat. Et siuke tore. Aga ma kasutan siukest toredat lehte nagu peaasi.ee. Kindlasti jätan ka lingi siia allapoole. Selle bipolaarse kohta saad täpsemalt ise lugeda. Mina räägin puhtalt enda kogemusest. Nii palju, kui ma olen uurinud nende bipolaarse häirete kohta, siis kõikidel on need nii erinevad. Minul on enam siuke veel taltsutav ühesõnaga. Aga mis asi see siis lõppkokkuvõttes nagu on? Et see on küll seotud täpselt samamoodi tujudega, on ju, aga nii nagu mulle Wikipeedia ütleb, et sellel oli kunagi teine nimetus sellel diagnoosil. Ma olin ka ühes vlogis, kus ma ütlesin, et mul on bipolaarne meeleoluhäire, on ju, siis ma ka rääkisin täpsemalt, et mis asi see on siis. Varasem nimetus oli tal siis maniakaalne depressiivne psühhoos. Ja vot, kahe sõnaga minu lemmikud faasid. Aga mul on telefon siin, ma loen natukene, et mitte peast panna umblud. Aga minu lemmikud faasid siis, 2 faasi. Maniakaalne aktiivne faas ja depressiivne faas. Mis mu kõige lemmikum on? Maniakaalne aktiivne faas. Kordan veel ühe korra, 10 000 kordi. Ma ei ole selles faasis ühiskonnale ohtlik, olen ainult ohtlik iseendale, sest mul tulevad üübermõtted pähe. Nii, aga alustame siis üldse sellest, et kandume tagasi siis 6 aastat tagasi, on ju. Mul hakkasid hästi tihedad haiguslehed pihta ja nende haiguslehtede ajal ma ei tahtnud mitte midagi teha. Mul hakkasid tekkima fantoomhaigused igasugused. Ja see kestis umbes nädal aega ja pärastpoole ma olin mega aktiivne. Siuke hästi aktiivne, kõik on hästi ja siis jälle siuke pauk. Tol hetkel seal, kus ringi ma liikusin, mulle rohkem öeldi seda, et ma olen lihtsalt laisk inimene, ma ei taha tööd teha ja ma lihtsalt tahan vedeleda. Okei, ma siis mõtlesin, et äkki tõesti ma olengi laisk inimene. Ma ei hakanud sellega nagu tegelema, selle probleemiga. Ja nüüd siis, kuna ma käin kliinikus aasta aega, mul tekkis selline hästi kahtlane eelmine aasta lõpp. Siuksed faasid jälle. Ja siis järsku nagu kääriga lõigatud. Mina nimetan seda kääriga lõikamist, sest et õhtul sa lähed magama ühes faasis ja hommikul sa ärkad juba teises faasis ülesse. Ja mul juhtuski see ja õnneks mul oli võimalik psühhiaatri juurde saada. Psühhiaater määras mulle kiirelt rohud peale. Algselt mitte midagi mulle ei maininud, ma loomulikult ise infolehest pärastpoole lugesin, mind veits ikka kotib, mida ma endale sisse nagu söön. Seal oli kirjutatud siis 2 siukest toredat asja nagu bipolaarse meeleoluhäire jaoks ja epilepsia jaoks. Epilepsiat mul ei ole, ilmselgelt mul on siis bipolaarne meeleoluhäire. Mul oli mega raske seda vastu võtta. Praegu vaikselt hakkan juba vastu võtma seda diagnoosi. Ma saan aru, et see on minuga elu lõpuni. Mulle kohe öeldi, et see on minuga elu lõpuni. Meeleolu stabilisaatoreid ma pean elu lõpuni võtma. Saladus, bipolaarse häire
patsiendi saladus on stabiilsus ja rohud. Stabiilsus. Siuke tore asi nagu stabiilsus. See ei käi minu kohta. Aga ma pean õppima, sellepärast kui ma tahan tõesti, et see diagnoos ei segaks mul elada ja funktsioneerida igapäevases elus, siis on niimoodi. Aga tuleme siis minu kogemuste juurde. Alustame oma lemmikust faasist nagu aktiivne maniakaalne faas. Nii, aga mis selle faasi ajal siis täpsemalt on ja mis siis on? Mu aju töötab nagu ATH-l. See on see faas, kus mul aju reaalselt töötab nagu ATH-l. Eks mul nagu... Mul aju ei puhka. Mul käivad lõks, siukemate. Kuule, võiks seda teha, võiks toda teha. Kuule, sa oled üliäge. Kuule, sa saad kõigega hakkama. Sa oled täiega fun. Äge. Mis ma kuidas ma aru sain viimasel faasil, mis mul siis oli mai keskel kuni siis juuni alguseni. See siis kestis mul 3 nädalat. Kuidas ma aru sain? Ma aru sain sellest, et ma kõndisin juba 12 kilomeetrit peale tööpäeva. 12 kilomeetrit kõndisin. Ma sain aru, et okei, see ei ole normaalne. Ja selle jalutamise ajal ma siis mõtlesin, et aga teeks YouTube'i challenge'i 90 000 sammu päeva jooksul. Täiega huvitav tundub ju. Täiega. Savi tagajärjed. Kas see tundub ju huvitav ju? Siis ma sain aru, et mul on see faas käes. Ma olen jälle oma hullude mõtete peal. Ja siis järgmine päev ma läksin psühhiaatri juurde. Lihtsalt mul pidi vastuvõtt niikuinii tulema. Ja siis ma käisin füsioterapeudi juures. Ja siis nad ütles mulle mõlemad, et tegelikult ei öelnud seda. Ma ütlen ise enda kohta nii. Aga nad ütlesid, et see on väga halb idee, et ma seda ei teeks. Ja siis psühhiaater otsustas mulle kirjutada välja uued rohud, mis pidurdaksid seda maniakaalset perioodi. Mis on selle bipolaarse nagu siuke asi, et mida agressiivsemalt sa võtad seda aktiivset perioodi, ehk siis mida agressiivsemalt sa oled aktiivne, seda agressiivsemalt on sul depressiivne faas. Ma neid nimetan faasideks, perioodideks, mul võivad siin kogu selle aja jooksul nagu erineda need asjad. Aga jah, siuke tore. Ja niimoodi ma saangi aru, et mul on midagi hullu. Viimase faasi ajal ma olin 12 päeva järjest tööl. Täiesti normaalne. Praegusel hetkel mul veel on depressiivne faas, aga kuna ma olin see aktiivne faas, olin vähe stabiilsem ja rahulikum. Jah, ma olin küll 12 päeva järjest tööl, aga ma ei pannud üle sammudega, ma üritasin suhteliselt palju puhata, lihtsalt olla, lubada endal rahulikult olla ja nii edasi. Siis sellepärast on ka mul praegu natukene vähe kergem depressiivne faas. Märtsis ma kõndisin 500,000 sammu. Kilomeetrites kokku oli üle 350 äkki või midagi siukest. Täpsemalt ma rääkisin sellest märtsikuu eesmärkidest, näitasin ka seda seal. Ja ma olin hästi aktiivne, mega aktiivne. Tänu sellele oli mul ka agressiivsem depressiivne faas, mis kestis mul 1,5 kuud. Üldiselt praegu, kui niimoodi ma olen jälginud pool aastat ennast, siis keskmiselt on ta ikkagi 1 kuni 2 nädalat kestnud. Ja mul isegi selles eelviimases depressiivses faasis, mis oli siis märtsikuu aktiivse faasiga seotud. Ühesõnaga, 1. märtsist kuni siis vist oli
6. aprillini kestis mul aktiivne maniakaalne faas. Ma olin üliaktiivne, ma tegin kõike ja alates siis 7. aprillist kuni mai keskeni mul siis oli depressiivne faas. Ehk siis ei, tegelikult ei olnud ikka 1,5 kuud, see oli ikkagi kuu. Nojah, kusagil umbes niimoodi. No ta suht lähebki niimoodi kokku, mida agressiivsem, seda pikem ja niimoodi. Ja ühesõnaga, mul siis ma mäletan tekkis, et ma nutsin, ma tegin isegi, ma mäletan vlogi. Ma nutsin, ma lihtsalt ütlesin, ma ei jaksa kannata olla selles seisundis. Mulle tegelikult üldse depressiivses faasis ei meeldi olla. See ei ole mina, seal tulevad mingi nii pahurad mõtted pähe ja siuke nii vastik on olla. Aga ma pean aru saama sellest, et mu aju ongi tol hetkel depressiivne ja see on normaalne. Ma pean lihtsalt mõistma iseennast selles olukorras ja lihtsalt anda iseendale olla sellises olekus. Ja mul tekkisid päris mitmeid kordi siin siuksed mõtted pähe, et ma ei jaksa enam, ma ei taha, miks ma pean teadma, mis mul viga on või nagu. Aga samas nüüd praegu hetkel ma olen nagu targemaks saanud selle poole aastaga. Ma olen ikkagi oma neid maniakaalseid, aktiivseid neid proovinud nagu rahulikumalt võtta. Märtsis oli mul tõesti siuke minek, täiega, lihtsalt savi, tuleb, mis tuleb. Sorry, ei kõik. Ma ei taha siukest depressiivset kuud enam, ei aitäh. Ma võtan rahulikumalt. Nii, aga räägime siis depressiivsest faasist. Sellises faasis, nii nagu depressiivsel inimesel on, et kõik on loid oled, ei taha mitte midagi. Kusjuures mul on mingil määral on raskem tööl käia. Mul on motiveerida ennast üliraske, kõik on sitt, mina olen sitt, ma olen mõttetu, ma ei saa millegiga hakkama, siuke enese maha tegemine on räige. Ja hästi palju magamist on, siis ma kusjuures ma tellin hästi palju toitu siis tol hetkel, kuna ma ei viitsi tõesti ise süüa teha. Juhuslikult, kui ma ei ole sunnitud süüa tegema, siis ma ei tea, kuu lõpp on näiteks on ju ja väga palju enam raha nagu raisata toidu tegemisele või selle toidu tellimisele. Aga jah, just siis on mul seda toidu tellimist tihedamini, sest aktiivsel perioodil ma ikkagi ise teen süüa. Aktiivses faasis. Ja siuke, mina ei tea, mehan olla. See on ülihalb seisund nagu. See on nagu depressioonis inimene. No vähe sellest, et mul on endal depressioon, aga ikkagi. Mulle piisab nagu sellest, aga ja mis siis selle depressiivse faasiga siis juurde tuleb? Juurde tuleb ärevushäire. Ja sellel ajal on mul siis mega raske tööl olla, sellepärast, et kuna ma töötan keskuses ja seal on ülimalt palju rahvast, siis mul äkki tekib paanikahoog. Tore on ja. Mul ei ole never ever siukest asja olnud. Tere. Saame tuttavaks. Jah, mul on ärevushäire, nii tore. Mulle täiega fun. See on täiega, I love it. See on nagu, wow. Tuleb veel midagi. Ma vahepeal lihtsalt mõtlen selle peale, et see on õudne. Kus see kõik, me võime küll selles suhtes spekuleerida, kus kohast mul see lõppkokkuvõttes tuli, aga oleme rääkinud siin, et päris palju võib-olla andis seega, et minu geenis oli juba bipolaarne häire, meeleoluhäire nagu olemas, siis ta oli lihtsalt olemas. Aga ma ise aktiveerisin selle ja kuna ma olin ka sellises hästi raskes
suhtes ja ma tarbisin päris pikemalt aega ka erinevaid keelatud aineid, siis seega arvatavasti andis mulle suure paugu, sest et ma ju ei maganud ja kõik see muu ja stress ja kõik süvendas. Kui siin peaasi.ee leheküljel vaatad, siis siin ongi siin pärilikkus, haju- ja virgatsained, unerütmid ja stress. Et see, et mul stress on alates 17-aastaselt, alates 16 isegi, tegelikult isegi varem aga see, et mind stress on taga jäänud juba, ma ei tea, ma arvan, et ikka 15 aastat kindlasti juba. Jaa, ma arvan 15 aastat. Ja lisaks see, et jah, et ma olin pikaajalises tarbimises ja kõik see muu. Ja kuidagi see lõppkokkuvõttes ju pidi ju endast märku nagu andma. Ma võin õnnelik olla selle üle, et mul ei arenenud skisofreeniat. Ma võin täielik õnnelik selle üle olla. Aga nagu... Kas ma olen õnnelik selle üle? Ei, ma ei ole õnnelik. Ma üritan lihtsalt ellu jääda. Või ma üritan aktsepteerida ja vastu võtta selle haiguse. Ja ma saan aru, et iga kuuga, iga faasidega mul läheb kergemaks praegusel hetkel. Õnneks mul on toetav ravimeeskond, mul on psühholoog ja füsioterapeut ja psühhiaater ja uneõde on mul. Et nad on hästi toredad ja nad aitavad mind. Ja me võtame igat faasi, me võtame lahti. Sest ma tulen sinna ja ütlen, no nii, mul on faas. Ja, just eile käisingi psühholoogi juures ja ütlesingi, et mul on depressiivne faas. Põhimõtteliselt me suhteliselt juba teadsime, et see varsti peaks tulema ja siis me saimegi temaga arutada. Aga samas teoreetiliselt see nagu on lihtsam. Kõige kergem faas praegu poole aasta jooksul. Aga mul on endiselt ärevus ja ärevus on küll kergem, aga ta ikkagi on. Mis ta ei ole nagu nii agressiivne. Ja siis selline asi ongi. See on igatahes minu bipolaarne häire. See on minu kogemus. Ma loodan, et sellest on nagu kellegile abi. Kordan veel ühe korra üle, kui keegi leidub siit, kellel on bipolaarne meeleoluhäire, siis andke endast märku mulle. Mul oleks mega äge teiega suhelda. Sest mul ei ole mitte kedagi ümberringi. Mul on kõik, nagu ma olengi öelnud, mul on kas, ma ei tea, mingi depressioonis, ATH-s või siis veel mingisuguseid muid, aga just bipolaarsed ei ole ja siis tahaks lihtsalt suhelda, küsida, et kuidas läheb või siis ja nii edasi. Aga siukse vlogi ma veel teen poole aasta pärast, siis on täpselt aasta. Jaa, detsembris teen selle vlogi uuesti, et kuidas on aasta läinud. Äkki on midagi paremaks ka muutunud. Aga aitäh vaatamist eest ja vaatasin, et see psühhiteema ikkagi läks teile väga hästi. Psühhiaatrikliiniku vlog. Väga hea, loodan, et see ka läheb. Aga aitäh teile vaatamise eest.